Ma juhatan siis sisse Taivo Mölli, siis Teedetehnokeskuse juhi ja tere. Küsin sinu käest ka, kas lamell või naastrehv? Minul on lamell juba 14 aastat ja olen väga rahul ja väga hea on sõita. Aga ma saan aru, et tulevikus pole Teedetehnokeskusel enam vaja midagi teha. Täna te oma firmas kontrollite, nii-öelda, et kas tee-ehitaja on oma tööd korralikult teinud, kuidas rehv, muu hulgas ka seda, kuidas rehv kulutab teed. Ja eks me siis, ma saan aru, et me saame siis teada, et milline on see haardetegur ja mida on see paljudes riikides juba ära keelatud naastrehv meie teedele teinud. Jah, et sellest räägime. Tervitus minu poolt ka, Teedetehnokeskuse poolt. Meie oleme siis niisugune põnev ettevõte, kes tegeleb igasuguste küsimustele vastuste otsimisega, et mis meil midagi põhjustab või miks midagi ei ole nii, nagu peab olema või kuidas saab paremini ja uut moodi. Ehk siis tänase teemaga väga hästi haakub meie tegevuses, et ennustame ilma, ehk siis tee seisu, libeduse tekkimist, mis on väga oluline siin, et kui on head rehvid, aga libe tee, siis on ikka libe sõita. Siis mõõdame haardetegurit nii suvel kui talvel, kogume infot erinevatest allikatest. Siis jälgime, kuidas asfaltsegud vastu peavad mehaanilistele ehk siis naastrehvidele näiteks. Nii et selles mõttes nagu teevaade siia otsa nüüd sellele innovatiivsele rehvi osale. Täna hommikune pilt, kui siia sõitsin, meie kõige innovatiivsemalt või uuendusmeelsemalt teelõigult öeldi, et libeda oht, sõida rahulikult, väga õige, et sõidu kiirust tuleb valida vastavalt tee tingimustele. Meedias tihtipeale guugeldasin eile just, et on pealkirjad libe tee põhjustas liiklusõnnetuse. Õnneks on ka niisugused asjad. Sirle Loigo, meie juhtiv inspektor politseist, siis alati ütleb selle peale, et libe tee ei põhjusta ühtegi õnnetust. Ja nii see on, et tegelikult on see haardeteguri teema või see, et kas tee on libe, kas mul on ohutu sõita, see on nagu tiimitöö, et seal on rehvi omadused, seal on tee olukord, on õiged sõiduvõtted. Et seal on, ja meie vaatame siin oma töös, vaatame siis põhiliselt nagu kahte muutajat, et teed ja rehvi, ja põhiliselt just teed muidugi, aga kui me teeme erinevaid haardeteguri mõõtmisi, siis me peame arvestama ka sellega, et kuidas seda rehvi osa seal arvesse võtta. Et tee ja rehvi omavahelist haardumist saab mõõta ja väljendada seda haardeteguriga. See on siis füüsikatunnist, kõik teavad seda, et siin on erinevaid variante, et kas siis mõõta seda jõudude kaudu, mis mõjuvad, kas mõõta seda peatumisteekonna pikkuse järgi, kiiruse aeglustumise järgi, et erinevaid meetodid on kasutusel. Et neid natuke tutvustan, aga mis siis mõjutab võib-olla kõige rohkem siis seda tee haardumist seal rehvi ja tee vahelist koostööd. Et kõige põhilisem on siis teepinna mikrotekstuur. Ehk kui me räägime mikrotekstuurist, siis see on see kivipinna karedus. Ehk niisugune, kui me katsume seda nagu kivipinda, et siis kas ta on nagu liivapaber või on lihtsalt paber. Et seal on nagu see vahe sees, et see teeb selle põhilise osa selle haardumise juures ära. Lisaks on teine asi, mis mõjutab, on siis see makrotekstuur, ehk siis mis on siis nende kivide vaheline ruum, niisugune, et kuhu on võimalik siis veel ära minna, kui rehv sealt pealt üle sõidab ja tee on märg. Kui see on liiga väike, on oht, et võib jääda rehvi ja teepinna vahele vesi, mis seda
haardumist siis mõjutab negatiivses suunas. Ja talvistes tingimustes loomulikult mõjutab see, mis sinna tee peale sajab, ehk siis jäälumi, lörts seal kattepinnal, et kõik see muudab. Kuidas haardetegurit siis mõõdame? Mul siin, kuna me oleme muuseumis, siis ja ma ise olen ka varustatud suure hulga pärimusega teede valdkonnast, ma olen ise teede valitsuses üles kasvanud, mu vanaisa oli teemeister, isa oli teehoolde autojuht, ehk siis see liivapuistamine oli minu jaoks nagu lapsepõlves igapäevane tegevus. Aga et üks lugu sellega seoses, et teemeister omaldal eraldi ametiautot ei olnud sellel ajal, see oli umbes 70-ndatel, läks siis ühe liivapuisturiga oma piirkonda üle vaatama ja siis sõidavad sükksel korralik kumera profiiliga jäine tee ja autojuht oli siuke uljas ja siis teemeister küsib, et kas ei tea, kas tee on ka libe. Selle peale autojuht ütles, et proovime, võetas piduri põhja ja hetke pärast nad parkisid seal tee kõrval 2 puu vahel. Ehk siis tegemist oli sild 130-ga, palju õhkpidurid ja siukene ilmselt läks asi käest ära seal. Aga tegelikult see mõõtmine niimoodi täiesti tavapärane, et siiamaani, et kui tahan ise ka teada, siis teen väikse pidurduse tee peal, et kuidas olud on ja saan teada. Või siis teine variant, et teemeister läks oma kontorist välja tee peale, katsus jalaga ja sai aru. Umbes paarkümmend aastat, 90-ndate kuskil keskpaiku hakati siis kasutama seda haardeteguri mõõtmist. Siis tekkisid siuksed pidurdamise põhimõttel töötavad haardeteguri mõõturid, mis oli autodele paigaldatud ja nendega sai siis juba konkreetse haardeteguri väärtuse ja mille järgi sai siis otsustada, et kas on libe, ei ole libe, kas teehoolde nõuded on täidetud või mitte. Ja selles mõttes nagu aga kõigi nende haardeteguri mõõtmiste puhul on see, et sul on võimalik, et kuna sa ükskõik millega sa mõõdad, alati sa mõõdad seda rehvi ja tee omavahelist suhet. Ehk siis sul on see, mis on tee peal, mis omadustega teepind on ja mis omadustega su rehv on. Ja kui sa tahad 2 erinevat sõiduautot või ütleme siis autoga mõõdad, et neid võrrelda omavahel ja ühele tasemele viia, et siis sa pead kuidagi nad võrdlema mingi etaloniga ära, et kõik ühtemoodi saaksid, sest et see haardeteguri väärtus ei sõltu või sõltub nendest 2 tegurist korraga ja nüüd on oluline see, et tuleb elimineerida sealt see rehvi osa, et see oleks nagu võimalikult konstantne. Ja siis selle jaoks siis tehakse neid kalibreerimise. Nii. Suvist haardetegurit meie teedel siis mõõdame sellise seadmega, see on siis Norra päritolu seade Via Friction, selle eelkäi kõrvalruumis andsime siis Maanteemuuseumile üle selle ilusti ja see on siin eksponeeritud. See alates 2014. aastast ja suveti siis mõõdame seda uusi teeobjekte üle, et kas see minimaalne haardeteguri nõue on tagatud seal ja kui ei ole, et siis võetakse midagi ette. Siin on selle mehhanism on selline, et siin see mõõtepea siin ja see väike ratas, et seda siis veetakse järgi, see ratast pidurdatakse umbes 20% määraga, sealt tekivad jõud, neid mõõdetakse ja selle järgi siis saadakse, arvutatakse haardetegur välja. Ja siis samal ajal pihustatakse siia ratta alla siis ka 0,5 millimeetri paksune veekiht, et ta oleks sellistes raskendatud tingimustes. Ja selle seade ise, see mõõteseade ongi see ratas, selles suures käru osas on siis tonn vett meil, et mida peab siis sinna ratta alla pihustama. Et nii see käib suvel.
Ja seda me käime kalibreerimas siis Norra Maanteeameti juures. Seal on siis iga aasta tehakse kevadel siis suviste aardeteguri mõõtjate kalibreerimisüritus. Seal osalevad siis ümberkaudsed maad ja põhiliselt Norra omad. Ja siis seal on see etalonseade siis Oscar, mis on neil hästi hoitud. See on ainult nagu kasutatakse ainult kalibreerimiseks üks siuke seade. Nii et see on sellega võrreldud. Ja Norras nagu saadakse samad tulemused. Nii, talvine aardetegur. See täna on nagu täitsa asjakohane, sest tee oli kohati päris valge, kui ma tulin. Põhiliselt kasutame siis aardeteguri mõõtmiseks 2 meetodit. Üks on siis see pidurdamisel põhinev, nagu ma rääkisin. Eldrip on selle seadme nimi. Eestis on circa 160 seadet, kui me vaatasime järgi, et palju need olla võiks. Ja need on siis nii Maanteeametil, need on teehooldajatel, sellega tehaksegi neid pidurdusi ja saadakse siis see info kätte, mis vaja on. Siis teine uuem asi on pidev mõõtmine siis optiliste seadmetega. On siis need seadmed, mida me oleme pannud bussidele peale, mis sõidavad siis ja vaatavad seal bussi all seda teepinda ja analüüsivad siis seda valguse tagasipeegeldumise spektrit, et tuletavad sellest välja, et kas teekate on kuiv, niiske, jäine, lörtsine ja pakuvad sinna juurde ka siis selle eeldatava haardeteguri. Ja siis on neid optilisi seadmeid on võimalik või neid on paigaldatud ka ilmajaamadesse, need on siis statsionaarsed, vaatavad teepinnale ja annavad siis seda väärtust. Nii et kokku on neid seda infot päris palju. Ja siis on võimalik kasutada ka seda sama Via Frictioni järelveetavat seadet, kui sinna panna alla talvine ratas ja siis mitte vett kasutada, et metoodika on natuke teistsugune. Aga ütleme, et kuidas see pidurdamise lasi käib, et näeb välja see umbes niimoodi, et võetakse ühtlane sõidukiirus 50 km tunnis, siis lastakse autol natuke vabalt joosta ja tehakse järsk pidurdus siis 1-2 sekundit ja lastakse pidur lahti ja selle tulemusel siis Eldrip mõõtur annab selle mõõte tulemuse siis. Tänapäevased Eldrip mõõturid annavad info juba suudavad anda süsteemi, et neid on näha siis online'is hetk pärast seda pidurduse tegemist ja näevad siis kõik, kes selles süsteemis on. Et siin ongi sama keskkond näha, et see on üks päev, see oli 6. veebruar sellel aastal, kus oli siis süke talvisemad tingimused meil ja kui palju siis neid Eldripidega siis neid pidurdusi tehti, et need on siis sükse punktmõõtmised. Et siin on näha ka seda, et kus piirkonnas usinemalt kasutatakse neid. Siis on need optilised, need pannakse siis bussidele sinna esimese ratta ette. Me oleme praegu paigaldanud nüüd kokku neid 9 tükki. 9 Lux Expressi bussil on need optilised andurid peal. Alguse tegime siis Teedetehnokeskuse poolt, panime siis sõitma ühe anduri Tallinna-Tartu vahet mõni aasta tagasi. Ja siis saime kampa ka Maanteeamet ja Maanteeamet omalt poolt on neid andureid siis juurde ostnud ja praegu siis kokku 9 ja tuleb vaikselt juurde. Lisaks oleme me neid andureid paigaldanud ka Lätis ja siis, et see on nüüd eilne poole päeva pilt siin tehtud, et tegelikult meil see info, see teedevõrk läheb juba päris heaks, infot on päris palju, nii et jah, et otsapidi läheb ta Vilniusesse välja. Talvist aardetegurit, miks mõõdetakse, meil on seisunditasemed erinevad, siin on 3+3, 2 ja 1 ja vastavalt sellele siis on ka nõuded ja see on siis selle kontrolli mõttes. Ja tänapäeva see tehnoloogia võimaldab seda veebis kohe näha ja selle üle arvet pidada, et see on
kõik olemas. Siin on mul välja toodud ka, et kus need seisunditasemete mõttes kõige kõrgemad seisunditasemed on, need mustad ja tumesinised jooned näitavad siis seda, et kui sa nendel teedel enamasti põhiliselt liikled, et siis sul on nagu sõidutingimus tegelikult päris head ja tegelikult tuleb tõsiselt mõelda, et kas mul ikka neid naastrehve on vaja või saab lamelli taga hakkama. Jah, et suur küsimus, nagu siin juba ennem kõlas, et naastud või lamellid, et see on nagu umbes nagu muna või kana. Et naastude, lamellide puhul on nagu arusaadav, et nad on pehme rehv, ta teele ei mõju väga, aga naastul on see metall seal sees ja ta mõjub teekattele. Positiivne naastu puhul on see, et ta mõnevõrra karestab teekatet, et kui on sattunud suvel kuumaga, näiteks on kas pindamine higistama hakanud või on siis selle teekattel on bituumeni laikus või midagi, et siis naastud sõidavad selle tavaliselt karestavad nagu talve jooksul ära, nii et kevadeks on olukord palju karedam. Ja naastude see aardumine jäise pinnaga, et sellest oli siin juba ennem juttu, et see on parem. Aga muus osas on lamellid täiesti asjakohased. Aga negatiivne mõju siis jah, et naastud teekatet tekitavad tolmu, müra, et selles mõttes nagu siin ongi, et me ei ole otseselt nagu naastu mõju teekattele niimoodi uurinud, aga ütleme, see on kaudselt nagu tulnud välja nagu roobaste uuringust. Ma vaadanud seda, kuidas roopad tekivad, missuguse dünaamikaga niimoodi ja siis üldine nagu nägemus on see, et maanteede peal on see naastude mõju nagu meie teekatetele üldiselt niisugune tagasihoidlik. Aga see mõju tuleb esile linnas, et kui linnas sõidetakse, seal on kitsamad sõidurajad, sõidetakse rohkem ühes samas sõidueeles, kiirendatakse, pidurdatakse rohkem. Et kõik see toob selle negatiivse mõju esile, et linnas on ta kindlasti probleem ja Tallinna linn on juba mitu aastat teinud kampaaniat, et kasutage lamellrehve, et see on linna õhu mõttes parem ja müra mõttes parem ja kõik see. Et lugesin just, et TTÜ Ain Kendra eestvedamisel on uurinud seda, teinud loendusi, et palju siis on parklates, Tallinna kaubanduskeskuste parklates neid naastude ja lamellide vahekord ja saadi siis tulemas 60-40, et mis oli täpselt kooskõlas ka eelmise ettekandja välja toodud numbriga, ja trend on lamellide kasutuse kasvule ja kindlalt. Kuidas me laboris kontrollime, et kas tee võiks vastu pidada naastrehvidele, on siis 2 katset põhiliselt. Üks on siis, me teeme selle killustikule, katsetame, et kuidas ta siis mehaanilisele kulutamisele vastu peab. Ja siin on näha siis katseseade, pannakse killustik, pannakse need metallkuulid sinna ja tehakse siis kindel arv tsükleid seal seda kulutamist ja siis pärast vaadatakse siis, kuidas see asi siis seal palju siis seda materjaliselt ära kadus. Teine katse on siis konkreetsemalt nagu juba asfaltsegule, pannakse see katsekeha, mis siin on alguses niisugune sile, pannakse koos metallkuulidega, loksutatakse, lastakse veeta, pärast arvutatakse siis massi kadu ja saab hinnata siis, et kas see segu nüüd sellesse liikluse või mitte. Mis tulevik toob? Ma panin alguses tulevik, siis panin sulgudesse lähitulevik, sest tegelikult kõik need protsessid on juba otsapidi käimas, et ilmastik kindlasti muutub pehmemaks ja livedust hakkab vähem tekkima veel, kui see trend jätkub, et eelmine talv oli selles mõttes nagu väga pehme ja meil oli raskusi ka nende ardeteguri mõõturite kalibreerimisel, sest et ei olnud tekkinud nagu sootse või vajalikke tingimusi ja ka külmumissulamistsüklite osakaal või hulk oli pea poole väiksem kui varasematel talvedel. Aga et kui see niimoodi jätkub, siis seda libedust tekib ka vähem. Siis info hulk
teeolude kohta kasvab ja selle kättesaadavus kasvab oluliselt. Ta juba on päris oluliselt parem võrreldes näiteks, ma ei tea, 5 aasta taguse ajaga. Seda igasugused seadmed, mis infot annavad, tuleb järjest juurde. Me ise ka anname sinna kõvasti oma panuse, et neid tekiks juurde. Teeolusi saab ennustada, mudelid muutuvad täpsemaks. Nii, nüüd mul läks sealt pilt ära. Siis saab hoiatada juhte, juhiabisüsteemid muutuvad palju tõhusamaks ja isejuhtivad tehnoloogiad tulevad peale, et seal nagu selles mõttes me liigume sinna suunas, et olukord muutub palju turvalisemaks ja naastrehvide osakaal siis muutub ka vähem tähtsaks tegelikult, et jäävad nad ikkagi sinna maapiirkonda, kus on jäised teed. Aga just, et sõidukiirus ja sõiduvõtted vali vastavalt siis rehvidele, teeoludele ka, nii püsid teel. Või siis on ka teine võimalik lähenemine, et rehvid vali vastavalt siis teeoludele ja sõidukiirusele, kui tahad sõita jäisel teel seal 160-ga, aga siis on kindlalt vaja naastrehv või piike alla, et siin on siis üks näide sellest, et kuna me teeme Ott Tänakule ja Hyundai Motorspordile ka teenuseid teeolude ennustamisel, siis siin mõne aasta tagune näide, et kas kõvad rehvid või pehmed rehvid ühelt rallilt, et jah, et see on, et mitte seda, et ma valin sõidukiirust, vaid ma valin rehve niimoodi selle järgi. Võt nii, aga aitäh, aeg sai läbi. Väga äge. Juba on tulnud ka küsimusi, aga ma tahan ennem küsida seda, et kui TD Tehnokeskus igapäevaselt ju kontrollib, kui hea on tee, kui hea on nüüd pärast uuendamist näiteks Kose-Võõbu lõik? No kas kohe palju parem? Kose-Võõbu lõik, et olen mis aspektist sa küsid, et üleüldiselt või? No, väga mõnus on. Mulle väga sõitjana on väga mõnus, eriti siis, kui põder tee peale ei tule, eks ju. No see peab olema jälgima, jah. Aga tee kvaliteedina? Tee kvaliteet väga tasane on see ja väga, ma olen seal käinud ka lihtsalt jalutanud ringi niimoodi ja siis lähedalt vaadanud seda, et minu arust on käekiri on väga hea, mis ehitajal on olnud seal, et mulle meeldib. Ma õnneks saan oma maakoju sõita ka täpselt selle lõiku pidi, et ma jõuan sinna mõnevõrra kiiremini. Nii, aga Andres, ole kena vahenda küsimusi, mis on tulnud? Ja meid järgitakse ka Zoomis ja siin on ka tulnud mõned küsimused ja ka üks kommentaar või remark on siin meie kolleeg Rain on kirjutanud, et see võib-olla on rohkem juba järgmise ettekande teema juurde võib-olla, et ma loen selle ette, et huvitav, et jalakäijatega libedaga toimunud õnnetustes on praktiliselt alati süüdi libedad kõnniteed ja hooletud kinnistuomanikud, aga autojuhtide teelt väljasõidu puhul on tegu ilmastiku ja teeoludele mitte vastava kiirusega. No. Aga kas oli ka küsimus? Ja küsimused ka, et Valeri on küsinud sellise küsimuse, et küsib veoautode kohta, mis ei ole siis sadulveokid, et veoautode naastrehvide kasutamise otstarbekusest, kas see on mõistlik? Minu arust Eestis seda vajadust ei ole, et just, et arvestades seda, et meie teed on ikkagi küllaltki hästi hooldatud. Ma ei oska öelda muid raskemaid kohti, ma ei tea, kus on mägine maa või, aga Eestis peaks hakkama saama. Et võib-olla jah, veoautoga või ütleme bussidel on, kui on koolibussid peavad sõitma neid ka päris väikseid teid, kus on jäine, et võib-olla ka seal puhul. Aga üldiselt ma arvan, et naastrehvide, nagu see trend naastrehvide kasutamisele pigem on kohanev. Et pigem läheb see, ütleme, suurte teede puhul läheb see ennetavale libedustõrjele. Süsteemide areng võimaldab väga täpseid prognoose teha. Ja üks küsimus on veel, et küsitakse, et kuivõrd erineb naastrehvi ja lameelrehvi pidurdusteekond talvisel kuival asfaldil? See on nagu, Maanteeamet on neid katseid teinud isegi võib-olla
ei oska niimoodi seda öelda, aga ütleme, et talvisel kuival asfaldil pakun, et nad on suht võrdsed, et ikkagi sõltub täpselt sellest, et mis rehv seal sul on all. Et kui see on kvaliteetne rehv, siis ei ole seal vahet. Ma ise kasutan siis Continentali rehve juba väga kaua aega ja ma ei ole kordagi tunnetanud nagu selles osas probleemi. Et siin korraks eelmise küsimuse juurde lihtsalt, kuivõrd meil on ka ju muuseum ja me räägime ajaloost, et hüppe korra kaugesse minevikku, et esimesed talverehvid ju tulidki aastal 1934 just nimelt ju bussidele, mille kohta ka küsimus käis. Aga ma tahtsin ka bussidest küsida busside kohta, et on need 9 bussil on nüüd optilised andurid on all. Kas see ongi nüüd tulevik või see on selline lihtsalt katsetamise periood ja kas ja kui palju erinevaid andmeid on andnud siis need andurid, mis busside alla pannakse? Tegu on ju suhteliselt uue asjaga. Jah, selles mõttes, et ta on ikkagi nagu selles mõttes praegu tulnud, et ikkagi olla, et ta ei ole enam katsetamine, ikkagi seda andmestikku kasutame nagu reaalselt nagu selle teeolude monitoorimiseks ja siis vastavate tegevuste tegemiseks, et ja mida ta annab iga meetri kohta või selle väärtuse sulle, et mis selles kohas on. Lisaks annab ta, kui sa neid andmeid nagu ajaloolisi andmeid võtad ja paned kokku ta muude andmetega, seal sul on võimalik tekitada erinevaid mudeleid, mida sa saad hakata prognoosima, neid kohti, kus sul näiteks seal mõõteseadmeid tee ääres ei ole, seal ilmajaamade vahel, et siis see on kindlasti üks koht. Kas on küsimusi veel? Jah, siin on selline küsimus, et kas kuival asfaldil on naasti ja lamellrehvi haardetegur erinev, et kumma rehvi kasuks? Kuival asfaldil. Siin on see teema, et ma ei ole ise neid võrrelnud niimoodi, aga kuival asfaldil jällegi mõtlen, et ikkagi ta sõltub konkreetselt sellest rehvist, et kus sul on kvaliteetne rehv või võtad nagu keskmise, et siis pigem nagu see naast isegi võib, ma arvan, et see võib, jah, parem. Teeme vastuse uuesti. Täienduse palun uuesti. Autolehed tuli täiendus, aga mikrofoni, et kõik 100 kuulajad, kes on mujal, kuuleksid. Tihtipeale lamellrehvi kummisegu on pehmem ja seetõttu tema haardumine asfaldiga on nigelam, nii kuival kui märjal. Läheb vist väga peensustesse. Ja. Aga igal juhul aitäh Taivo Möll ja aitäh siis Autolehele ka täienduse eest ja ma arvan, et sellel teemal me võime ka jätkata jutte, kes on muuseumis või kes muuseumisse tulemas, siis ütlen kohe, et TD Tehnokeskuse teedelabor on ka meil muuseumis olemas ja täna saabunud ka täiendust, mille eest juba ette aitäh!